väga hea meel teid näha siin sellel sulle muinsuskaitse ajaloo pühendatud näitusega seotud publikuprogrammis olevale sellisele loengvestlusele, et see on sarjas praegu 3. Et esimesel laupäeval veebruari alguses rääkisime ajalustest looduslikest pühapaikadest koos Marju Kõivupuu ja Pikne Kamaga. Siis eelmine kord veebruari lõpus rääkisime Heiki Valgu, Tartu Ülikooli arheoloog ja Tallinna Ülikoolist Erki Russoviga arheoloogiapärandi ajaloost. Ning nüüd sel korral räägime kunstipärandist, et kunstipärand otse meil seal näitusel nii-öelda sellise eraldi mälestise või pärandiliigina välja toodud ei ole, kuid kunst on ju teadupärast igal pool, kunst on meis kõigis endas. Nii et ilma kunstita tegelikult on raske inimühiskonda ette kujutada. Nii et räägikski siis täna sellest pärandiliigist ja räägiteks on siis Riin Alatalu juhtimisel Malle Heidelberg, kes on siis konservaator ja ajaloolane. Kunagi siis aastal 1992 oled sa kaitsnud Eesti muinsuskaitse ajaloo kohta magistritöö Tartu Ülikoolis, aga enne seda on sul tegelikult suur konservaatori haridus. Sellest tuleb kindlasti täna juttu. Ja teine vestluskaaslane siis Riinul on Inga Raudvasser, kunsti ajaloolane Tartu Ülikoolist, kes siis on samuti konserveerimistööd natukene teinud, sellest võib-olla tuleb ka täna juttu, aga põhiosa oma tööelust on Inga töötanud Muinsuskaitseametis. Ta on olnud erinevate maakondades tööl, varasemalt nimetati seda töökohta vaneminspektoriks, praegu nimetatakse seda maakonna nõunikuks. Ingal teab kõike, mis on Lääne-Virumaal, teab kõike, mis on Võlumaal ja nüüd palju aastaid hoolitseda Tartu maakonna pärandi eest. Et annan teile siis jutujärje üles ja vaatate, kuidas minema hakkab. Aitäh, tere ka minu poolt ja mul on väga hea meel, et me saame siin tähistada ühtlasi ka emakeelepäeva. Et kui sa paned järgmise slaidi lihtsalt nagu paar, millest me räägime, et me oleme tähistamas selle näitusega, mille raames siis tänane vestlus ka toimub Eesti Vabariigi muinsuskaitse seaduse 100. aastapäeva, aga et meie ajalugu ulatub siis 1666. aastasse, kui Eesti aladel kehtis Rootsi riigi siis esimene muinsuskaitset reguleeriv dokument ja selles dokumendis on kaitse alla võetud ka erinevad esemed, et mündid ja muu vallasvara, mis natuke meid selle kunstiteema juurde juhatab. Et lihtsalt ka väike põgus ülevaade siis Eesti seaduste ajaloost. Arvan, sellest me sisse praegu väga ei lähe, aga te näete, kuidas see on ajaloos muutunud. Ja tänase teema juurde, et mis on kunstimälestis, et meil on tahvlil on siin kunstimälestise definitsioon. Ja siis ütleme niimoodi muinsuskaitse propageerijana on alati oluline vahet teha ka sellele, et mis asi on kunstimälestis ja kas ja kui palju me ajame seda segamini museaaliga või mingisuguse muu kunstiteosega ja kas see segamine ajamine on üldse nagu teema või mitte. Aga ma mõtlesin, ma annaksin siinkohal hakatuseks lihtsalt teema avamiseks siis sõna kõigepealt Ingale, kes räägib, mis vahe on mälestisel ja museaalil ja mida me mälestisena kaitseme, et fooni seada. Et see definitsioon ise siin ütleb hästi, et on vallas asi, mis tähendab seda, et tegelikult kõik esemed, mis on kunstimälestised, et ma päris teadlikult ei kasuta siin sõna kunstipärand, mis on nagu laiem mõiste kõigile kunstile, vaid just nimelt riiklik mälestis. Tegelikult võib see kõik liikuda ja mis liigub, see tähendab seda, et seda ka kasutatakse.
nii et suurim vahe võib-olla sellise kunstimälestise ja muuseumi kogus oleva kunstiväärtusega eseme vahel on see, et kunstimälestis ongi liikumises ja elavas kasutuses. Et me võime igapäevaselt selle tooli peal istuda, me võime igapäevaselt seda kappi kasutada, lühtreid põlema panna, aga kui ese on toodud muuseumisse, siis ta on nagu oma sellisest loomulikust algsest elukohast välja tõstetud ja muidugi sellel on omad põhjused alati, et see teema on laiem, kõik on väärtuste ja säilitamise küsimus ka, aga museaali kasutada nagu eriti ei tohi, kuigi ütleme, et viimasel ajal on siin ka tekkinud väikese selliseid uusi suundumusi selles osas, et näiteks Tartu Ülikooli kunstimuuseum tegeleb sellise põneva teemaga nagu säilitav laenutamine. Et põhimõtteliselt ongi ka museaalide puhul mõistetud seda, et tegelikult ju võiks mõningad esemed olla ka kasutuses ja siis nagu nad laenutatakse oma kogudest välja, aga ikkagi tegemist on sellisel puhul ka selliste esemetega, mida siis saab kasutada, et sõltuvalt siis väärtusest ja tema seisukorrast ei saa kõiki asju ikkagi ka muuseumist alati välja tõsta. Et see võib-olla selline just nimelt see kasutamise võimaldamine ongi see kõige suurem erinevus mälestise ja museaali vahel ja tegelikult ka mitte ainult siis kunstipärandi puhul, vaid ka ehitised. Me ikkagi kasutame neid ehitisi ja võime kaasaegseid mugavusi ka sisse sinna tuua, nii et mälestis on kõigile kasutamiseks ja ainult vaatamiseks. Aga sul on ka siin, kui me peame järgmise slaidi, väike ülevaade, et kui palju meil siis kunstimälestisi on, et me võime laias laastus öelda, et kunstimälestised moodustavad poole Eesti mälestiste nimekirjast, eks ju, umbes täpselt. Jaa, sest kunstimälestised on ju pisikesed. Sageli mahuvad kunstimälestised ära ehitismälestise sisse. Ja väga sageli ongi nad just nagu te ise näete, eks on tegemist ka väga palju just nimelt kirikuvaraga. Et kuna ma ise ka õpetan tudengeid, siis mul on tulnud ka sellist juhtumit ette, et kui ma mainin sõna kirik, siis kõik kangestuvad, mõtlevad, et nüüd tuleb mingi usupööramine, eks ju. Aga tegelikult ikkagi kirik nii arhitektuuriliselt kui ka oma nende kunstivarade poolest ta ju peegeldab väga hästi meie seda ühiskonna arengut ja see on ju ka oluline, eks ju, ja miks see kirikute vara on ka suur, on see, et näiteks armulaua riistade komplekt juba ise koosneb väga mitmetest esemetest. Seal on karikas, oblaatide doos ja nii edasi, õigeusu kirikus veelgi rohkem. Ja kui me nüüd näeme ka seda õigeusu kiriku varasid, siis sageli on need ikonostaasi seinad, need pärast tulevad ka paar pilti, et kõik need ikoonid on eraldi mälestised. Et me oleme nüüd liikumas küll Muinsuskaitseametis seda teed, et prooviks nüüd seda arvu vähendada just nimelt niimoodi, et see tegelikult on ju ikonostaas tervik oma nii konstruktsiooni kui ikoonide poolest, et me ei pea üles lugema kõiki neid üksikuid ikoone. Et selles mõttes me oleme ka riigina nii palju arenenud, et me suudame kontrollida seda nii-öelda seda suuremat mahtu, et me ei pea seda iga maali üles lugema. Et sellest tekivad need kunstimälestiste suur arv, et ma ise mäletan, kui ma olin Lääne-Virumaal nõunik, siis oli, ma tõesti ei tea, kas ta praegu on kaitse all, oli Palmse mõisa lõunaserviis. Ja lõunaserviis on ju suur, eks ju, ja seal oli iga tass ja taldrik oli eraldi numbriga, et sellest tekib ka see tohutu suur arv teinekord. See nüüd koomale tõmmatud, see nüüd ühe numbriga on see serviis ja selle on antud nagu loetelu, aga me neid numbreid peame vaatama ka tegelikult nagu alati aja kontekstis, et neid võeti ükshaaval, eriti neid ikonostaasi ikoone ükshaaval kaitse alla, sellepärast, et oli hirm varguste ees ja selles, et nad kaovad lihtsalt kuskile ära, et see võimaldas kontrolli, et see, mis sa ütlesid, me oleme ühiskonnana arenenud, et võib-olla meil on ka need dokumenteerimise võimalused
paremad. Sina oskad seda võib-olla ikonostaasi puhul tegelikult see eraldi nagu kaitse alla võtmine on päris mõistlik, ma arvan, sest see ei ole nii tervik, mis oleks nagu igavene, eks ole. Need ikoonid võetakse ju välja pühade ajal näiteks. On need pühade ikoonid ja siis asendatakse mingi muuga jälle samal ajal, eks ole. Ja kusjuures seal ei ole alati kõik ikoonid kaitse all. Vahest on, osad on ja osad ei ole. Mina ei ole aru saanud, et mis põhimõttes ole. Malereet, sina oskad võib-olla seda ka kommenteerida, et ikonostaasti puhul, eriti õigeusu kiriku vara puhul, et see võib liikuda ühest kirikust teise, see on tavapärane praktika, et otsest kirikust välja ei liigu see isegi, aga samas kirikuruumis ta liigub küll ringi. Et see on niisugune traditsioon lihtsalt. Et ta ei ole nagu seal sees, et ta on kinni pandud sinna, et ta kätte ei saa. See on ikka pidevalt selliseid muudatusi. Aga jah, eks see vallas mälestis, nagu meie ütleme, võtab aega, et jalad alla, nii et on olnud juhtumeid, kus tuleb neid ikkagi ka mööda Eestit üles otsida, nii et seda võib juhtuda küll. Ja lisaks siis eks kiriku varale, mida on tõesti väga, mis on suur osa, siis meil on eks ju hauatähised, piirdeaiad kirikuaedades ja kalmistutel. Et siin on ka, ütleme, et see on niisugune vaieldav küsimus, et Muinsuskaitseamet tahab neid ka koondada nagu siis kalmistu nagu kompleksi sisse, aga need kipuvad ka olema asjad, mis võivad võtta jalad alla. Ja monumendid, kunstiteosed päris paljud ja mööbel. Aga on tekstiili, ütleme, see valdkond on hästi-hästi lai, et kogu selline omaaegne tarbekunst või selline teema, mida meie tänapäeval tarbekunstina käsitleme, et see on siis võib-olla kunstimälestis. Meil on tore pildirida ka, eks. Kui te tahate kommenteerida Ika ja Maleriga. No siin on näha, eks, et kui erinevad võivad need kunstimälestised olla, et siin on üks kell, siis on üks selline nagu arhitektuur kuskil linnaruumis. Leonhard Laapeli Pärnu kuldne kodu. No siis on ikoon, siis on ristimiskivi, vitraaž, et tõesti seinast seina ja siis tasub ainult mõelda sellele, et see nõunik peab olema naine nagu orkester, eks ju, kõigist teadma. Siin on siis tekstiilid, lühtrid, veinikann kirikust. Kindlasti on ka selliseid esemeid, mis ongi nagu tulnud, kunagi Tartus oli Trossi töökoda, et neid ongi palju, need on kirikutes korduvad, aga on ka täitsa selliseid ainulaadseid käsitöö esemeid nende hulgas. Siin siis on armulaua kalikad ja ristimisnõud või laatide doosid, mis siin on ja krutsifiksid erinevad. Ja Luteri kirikutes on tegelikult suhteliselt vähe kunsti. Et seal võib olla paar maali, reeglina altarimaal, mis on hästi suur, eks ole, turvaliselt seal. Ja siis mõned veel, võib-olla mõned epitaafid seina peal kuskil ja siis need armulauriistad. Vene kirikutes muidugi on tunduvalt rikkalikum veel sisustus. Ja mis jäi tegelikult mainimata, on ka oreli prospektid ja orelid, mis lähevad ka kunstimälestiste alla. Et mõnikord ongi ka huvitav see, oreli prospekt on kaitsel, aga oreli mehhanismina nagu ei ole kaitsel. Selliseid teemasid on ka vaja arutada, et kui palju ja mis siis peaks olema. Jah, sellest on tegelikult mitte ainult Eestis, vaid ka mujal räägitud, et iseenesest orel kui see muusikamasin väärib ka kaitset, et need on ajaloolised struktuurid, aga neid peab aeg-ajalt jälle uuendama, siis tekivad sealt vilesid vahendavad teemad. Need orelmeistrid on tavaliselt ikkagi väga head ja säästlikud, et nad naljad. Ja siin on nüüd paar mööblieset, et siin on üks kapike ja siis üks selline pikutav peegel, mis hästi ilmestab seda, et tegelikult sageli nende vanade mööblitükkidega tänapäeval inimene ei oskagi nagu mitte midagi teha. Et siis ta nagu lihtsalt seal seisab
mina koos kunstipärandi nõunikega käin aeg-ajalt neid jälle vaatamas ja see peegel ikka seisab seal. On ka täitsa selliseid kurioosumeid, nagu näiteks on Tartu Ülikooli valduses on liblikakapid, et need on omaaegsed siis loodusteadlastele tehtud spetsiaalsed kapid liblikate kollektsiooni säilitamiseks, aga tänapäeval on raske nendele mingit funktsiooni leida, kuigi hea tahtmise juures kindlasti leiaks. Et siit tulebki just see säilitav kasutamine ka. Siis erinevad sellised skulptuurid, need on nüüd Vanemuise fuajeest, et kui lähete, siis vaadake, need on meie kunstimälestised erinevate kultuuritegelaste püstidega. Et tegelikult nii-öelda seda kunstimälestisi leidub meil igal pool. Ja ka siis mõned maalid, mis on siis ka erinevates asutustes vaadavale võetud. See oli viimane. Jah, just. Aga võib-olla me selle võimegi siia ette jätta, et erinevates asutustes arvele võetud ja väga sageli need ei ole ka eksponeeritud, mis on natuke vastuolus selle põhimõttega, et mälestis on see, mis on kasutuses. Ja sageli nad on ka natuke nagu unustatud kusagile ja inimesed tellivad hoopis mingid koopia esemeid selle asemel, et olemasolevat siis kasutusele võtta, aga need on järgmised teemad. Aga võib-olla ma siinkohal tegelikult tahaks anda Valle Reedale sõna, teades, et sa oled kirjutanud magistritöö siis ka muinsuskaitse ajaloost, et kuidas me jõudsime selleni, et me peaksime sellist kunstivara kaitsma, et riik peaks sekkuma sellesse, et neid hoida. No selle töö kirjutamine oli ju päris tükk aega tagasi, eks ole. Et mina siis olen ikka põhiliselt nagu tegutsev restauraator. Restaureerin maale, ikoone, pildilelume. Ja siis kui ma keskkooli lõpetasin Tallinnas 4.13 keskkooli, siis viimasel aastal küsiti, ma läksin Pedasse joonistuskursustele ennast kirja panna ja küsiti, et aga kas te tahaksite restaureerimist õppida. Tol ajal meil restauraatorid ei olnud ja ei olnud ka võimalik seda õppida. Või tähendab, restauraatorid muidugi olid, aga nad olid sellised omaalgatuslikud, tavaliselt alati ikkagi on kunstnikud need, kes võtavad pintsli kätte, siis kui on vaja midagi parandada. Siis küsiti, et kas ma tahaksin õppida. Siis Leningradis moodustati, Kultuuriministeerium moodustas sellise gruppi, siis meid oli üle 10. Meid valmistati aasta otsa ette siin Tallinnas ja siis tegime ka siin eksamid. Sest et meie maalimistase ja joonistustase oli hoopis midagi muud kui õpetajad, lihtsalt ütleb, koolkonnad olid erinevad. Ja siis läksime sinna õppima siis oma putiga, mis oli seikluse omaette. Elada meil seal kuskil ei olnud. Aga sellest kool oli Smolneis. Oligi see Smolnei suure palee kõrvalhoone. Nii et meil olid sellised suured kuldraamidega peeglid olid seal ja üht-teist oli veel vanast säilinud. Kool oli siis Serovi nimeline. Tegelikult ta oli nagu omaaegne Stiglitsi kool, ehk siis Stiglitsi koolis on õppinud ja väga paljud meie kunstnikud. Kui me oleme kunstiajaloos loeme, siis Triit ja Mägi ja kes seal kõik õppisid, eks ole. No, aga siis see kool oli Röörichi juhtimise all oli siis Neiva peal oli nendel maja, mis hiljem koolidest nagu ära võeti ja siis ta oli seal Smolnis. See Smolni suur palee oli siis meile ühine park, oli siis me seal pargis käi. Tooria palee oli seal vastas, see oli parteikool, sinna me vähest libisesime puhvetisse. Ja tollaegne elu seal tõesti oli suur seiklus. Kes on näinud filmi Kino, Viktor Tsoiga, siis Viktor Tsoi oli meiega samal ajal koolis. Aga see film tundus väga tuttav ja nostalgiline, selline boheemlik õhkkond. Ja läksime sinna pinginaabriga koos.
pinginaaber läks prantsuse keelt õppima ja nende ühiselamu oli Ermitaaži vastas. Otse nii, et tema toaaknast ma sain teha visandeid siis Ermitaažist. No nüüd seal muidugi ei ole kumbaski majas, enam ühtegi kooli. Sellepärast, et see meie koolimaa, ehk siis seal Smolnis, seal on Inglise saatkond ja see ülikooli ühiselamu, siis seal on neid korterid. Ütleme, et need olid ikka väga eksklusiivsetes kohtades. Ja aga siis, kui see tore õppeaeg sai möödas, siis meid suunati mõned siis meie grupist said tööle kunstimuuseumi, kus viimane Allar Nurk, see on siiamaani veel tegustab restauraatorina, teist on juba pensionile läinud. Osad siis Vabaõhumuuseumisse ehk siis Kannatisse, ka seal vist on üks inimene veel meie grupist. Ja Reisturisse. No seal on nii mõnda asjad toimunud, eks ole. Aga mina sain suunamise Tallinna linna rahvasaadikute nõukogu täitekomitee kultuurivalitsuse inspektoriks. Muuseumite, kultuurimälestiste, raamatukogude inspektor. No, ja siis tegelesin seal siis ka kultuurimälestistega. Mul oli oma töögrupp linnamuuseumi juures. Siin oli juttu, et olid siuksed mälestiste kaitsjad on ikka olnud natukene nagu niiviisi eestimeelsemad kui teised. Ja seal oli ka siukene punt nagu koduurimisring, kus olid siis siuksed väga toredad vanemad prouad ja härrad, eestiaegsed siis nemad siis said kokku seal, rääkisid jutte ja uurisid siis mälestisi ja seal oli ka töögrupp, oli siis arheoloogias, oli Andres Auva, Mare Kask, kes tegeles kunstiga, siis oli Friida Marran, tegeles ka kunstiga, Mare oli rohkem nagu ajaloo peal. Ja siis peatega sai seal niiviisi. Mina olin nagu õpilane. Mina olin õpilane, sest selles valdkonnas. Aga milles see töö seisnes? Mis sa tegema pidid? Mina. Alguses ma ei saanud ka aru, mida ma õieti teen. Tööpäevad olid väga pikad. Hommikul kell 9 kuni õhtul kella 6 pidi olema tööl. No. Eks osalt sellest oli ka tingitud see, et ma läksin ajaloo. Mille tulemuseks oli siis see minu magistritöö. Et nemad nagu kontrollisid need nimekirjad, tähendab see linnamuuseumi grupp. Kontrollisid nimekirjad, mis kaitsjal on, aga kas te võtsite juurde ka? Nad tegid ettepanekud ka, aga see oli see aeg, kus väga palju meil oli kohustus võtta punaseid asju kaitse alla. Ja no see oli teada juba tegelikult, et need hauad, mis kaitse alla võeti, et seal ei ole kedagi mõelda. Kõik teadsid seda. Et see on nüüd praegu tuleb välja, eks ole, kui tehakse neid avamisi, eks ole, et kirjas on seal umbes 40 kangelast, aga tegelikult leiab hädakorral 1 või 2, eks ole. Kõik juhtub nii. No see oli teada tegelikult juba vaadata 50. aastate dokumente, kus muinsuskaitse pidi tegelema siis ühishaudade markeerimisega ja kui on mälestamiseks ebasobivas kohas, et siis panna see tahvel kuskile mujale või tähis kuskile mujale, et saaks mälestada, aga see ei tähendab seda, et neid nuid ümber maja. No seda küll, aga seal oli lihtsalt nagu plaan peal, et pidi neid ka võtma. Aga kuidas te neid punaseid siis maale ja muid valisite? No kunsti nagu väga ei tulnud tegelikult. Punasest osas oli nagu need, põhiliselt oli ikkagi nagu sõjaga seotud asjad. Tegusid mälestused. Aga mis mu ülesanne veel oli see, et ma oli vaja neid monumente hoida korras, mis linnas olid. Seal Märsja, Villemsoo, Tiit Villemsoo, nemad siis põhiliselt tegelesid nende monumentide ülevaatamisega. Aga selle muinsuskaitses oli siis väga vähe inimesi tegelikult.
praegu on nagu paisunud see Muinsuskaitseameti inimeste hulk, et no nõuniste hulk ei ole paisnud. ei, nõunikud olid ikka, nõunikud olid siis ka, aga ministeeriumis seal mõned inimesed olid, kes tegelesid siis nende mälestistega. Aga Tallinn on ikkagi nagu natukene omaette olnud siiamaani kogu aeg, et noh, ikkagi tähtis linn. Palju sa pidid tegelema kirikuvaradega? Otseselt ma ei tegelenud sellega, et ma oleks pidanud seal midagi ise võtma arvele või niiviisi, et ikkagi selleks olid need Friede ja Mare käinud siis need ülevaatusi tegemas. Ja nemad olid sellega väga hästi kursus. Mina hakkasin siis juba vaikselt niiviisi nagu restaureerimise poole ennast korrutama. See oli mu kirg oli tegelikult algusest peale. Ja hiljem olen ma kirikutes väga palju tegutsenud. Just nagu restauraatorina. Et esimesena siis Toomkirikus. Seal oli Eesti-Saksa projekt, oli epitaafide restaureerimine, mis oli väga põnev projekt ja siis oli üldse nagu igasugused välisprojektid tulid ka meile sisse, eks ole, ja nad tõid isegi raha sisse tihtipeale. Ja see oli siis Eesti-Saksa projekt, kus meil oma fond oli, von Ullmann, kes oli kunstiajaloolane ja oligi nagu fondide päritul oleks, vanemad olid tal Eestist lennanud kunagi. No ja siis see oli väga põnev tegevus, oli epitaafe, kui kindlasti kõik Toomkirikus käinud ja vaadanud, need on hiigel suured tegelikult. Nad on ikka tohutud, nad on mitmeid meetrid, seda kõrgust ja laiust ja siis, kui nad seal töökohas olid, siis oli üks seinaäärult täis. Ja sel ajal, kui me alustasime seda projekti, siis ma võib-olla keegi valetab, et seal taga olid sellised nagu riiulid olid restid, kus olid need epitaafid seal taga seina ääres. Ja kastide viis olid need tükke, mis olid nagu ei tea kus kohast siis ära pudenenud, et ei olnud keegi neid ära visanud. Ja siis tasapisi tuli hakata neid siis kokku panema ja kusjuures me leidsime tükkidele kohad, mis oli hämmastav, meil oli juba selline oma nagu mingi intuitsioon oli välja kujunenud, et vaatame, see tükk võiks selle epitaafi külge minna, aga ega nad siis kõik korraga seal väljas ka ei olnud, paar tükki olid töös. See epitaafide projekt see oli ju suhteliselt hiline. See oli peale seda, siis ma lõpetasin kooli ära, see peale seda. Jah, 90. 2000 alguses. Täpselt siis hakkas peale ja 91 siis ma läksin sinna tööle. Meil on terve rida filme välja valitud ja nendest üks on näiteks Filatovist, et ma ei tea, mis see praegu meil on, et kas sa tahad kommenteerida ka näiteks seda, mida teile seal Leningradis õpetati ja mis see nagu vene koolkond restaureerimises oli? Ta on ju mõjutanud Eesti pärandi restaureerimist päris palju. No ütleme, et sealt olid meie juhtivad restauraatorid, kes on Tallinnas teinud Notkalterid, Surmatantsu restaureerinud. Nemad olid nagu Moskva restauraatorid. Moskvas oli juhtiv restaureerimise instituut. Reeglina oli tuppasid seal põhitegijad. Aga vaatame selle lõigu ära. Moskva kunstiteadlane Viktor Filatov tuli Vabariigi kunstiministeeriumile appi avastama õigeusu kirikute aarteid. Isegi asjatundlikul silmal ei ole kerge võltshiilguse ja ersatspühakujude hulgast leida tõelisi kunstiteoseid. See on siis aasta 1968. Käärkambrite hämarusest tuuakse lagedale 17.–18. sajandist pärinevaid väärtusi, mis vajavad taastamist ja säilitamist.
see on ringvaane, kus erinevad jupid kokku, eks. Ma arvan, et vana kunsti tasub vanade meetoditega ka pärast leida, et ei ole need sünteetilised konservandid sugugi paremad ja vanad notarid on tõestatud. Et meil oli jah väga niisugune traditsiooniline lähenemine. Meie putt oli nurgas ja piirituse tunn oli ka kalaliim. See, millest räägitakse legendaarne niisugune. Siis tehakse praegu ka tuurakala ujupõides. Tuurakalad on suured kalad ja siis need ujupõied kujundatakse ära, kui nad on niisugused kohe tugevad, paksud. Ja see ongi kõige kangem liim, mida üldse me oskame nagu restaureerimisel kasutada. Ta on palju tugevam liim kui sünteetilised. Juba 2% tuurakala liim tegelikult liimib täitsa hästi. Ja seda võib kasutada näiteks maalikute puhul. Aga miks me seda enam eriti ei taha kasutada, sest see on ebamugav. Kõigepealt me valmistame seda liimi terve päeva, eks ole, seal paisutame ja see on üks üldikeetmine. Et paisutame teda, siis veevannis keedame ja siis hoida tuleb teda õigel temperatuuril. Mul alati on, praegu on sügavkülmas, on väike putike seda tuurakala liimest, ma ei viitsi seda teha. Iga kord. Ja siis, kui sa hakkad siis tegema, ütleme, et liimistama mingisugust pinda, siis ta peab olema täpselt õige soojusega, ta ei tohi olla liiga kuum, eks ole, teda ei tohi keeta. Ja veevannis kogu aeg siis õige, nii et ta siis parasjagu on soe, sest kui ta taestub jälle, eks ole, siis muutubki nagu süldiks. No vot. Siis meie omal ajal panime sinna ka mett sisse, see oli nagu plastifikaatoriks ja ühtlasi ta nagu natukene nagu hoiab need putukad eemale, desinfitseerib seda. See oli siis nagu see meie retsept. Ja siis mett tuli seal paljudes retseptides tegelikult. Ja siis piiritus. Ikka ikoonide puhul on asendamata täiesti ikka kogu aeg piiritus käis. Aga et praegu nende kaasaegsete vahenditega sa võtad mingisuguse liimipotikese kapist ja ta on kohe tarbimisvalmis. Kohe teed selle. Aga need vanad meetodid töötavad väga hästi. Konserveerimise väga oluline osa on tavaliselt alati nagu puhastamine. See on nagu, et sa puhastad mingitest kihtidest, et meil oli siin Ingaga enne seda teemasid paatinast ja sellest traditsioonist, kuidas me teeme vahet mustusel ja paatinal. Aga tihtipeale ei saagi vahet teha tegelikult, sellepärast, et võivad mõlemad olla sellised mõnusad pruuni värvi. Ja maalide puhul ja ikoonide puhul tegelikult see on väga suur probleem. Selles suhtes, et restauraatorina, nagu praegu öeldakse konservaator, eks ole. Ta on nagu paljuski osaline tegelikult selle kunsti loomisel, paraku. Teisiti lihtsalt ei saa. Seal ei ole seda vahet sees. Kus lõpeb see pealmine kiht ja kus algab originaal. Kui on valged toonid, heledad, siis me loomulikult saame aru. Aga kui on pruunid toonid, siis on väga raske vahet teha. Ja eriti sellisel juhul, kui lahus on üks sama, kui on tegu õlimaaliga näiteks, siis seda lakki sa lahustad, pruuniks läinud lakki lahustad sama lahusega, mis on maalt tehtud. Ikoonide puhul on natukene parem olukord. Sest et ikoonide puhul, kui on tempera ikoon, siis need õlimaali või õlivärvi lahustajad, need nagu temperat otseselt nagu ei võtta. Ta kahjustab alati. Iga restaureerimine, iga puhastamine tegelikult kahjustab seda. Siin ei ole midagi parata. Me lihtsalt üritame, et nagu kahjustaks võimalikult vähe. Aga teatud muudatused seal toimuvad alati. Me viime sinna uusi aineid sisse, võtab midagi ära, eks ole, ja midagi läheb sinna sügavuti sisse ka. Praegu on nagu väga põnevaid igasugused
ma ei tea, küll keele ja siis padjakesi ja on mõeldud välja võimalusi, et võimalikult vähe sekkuda originaali. Aga sinna sekkumata me ikka ei saa midagi teha. Paraku on see nii. Nii et innovatsiooni kasutamise küsimus on alati nagu kriitiline, et niisugune keeruline näide näiteks on Norras need viikingilaevad, mida 100 aastat tagasi konserveeriti innovaatiliste meetoditega ja selle tulemusena tegelikult nüüd pidas väga kaua väga hästi vastu. Ega sa ei oska öelda, mis see vahend? Ei. Ma peast ei oska kindlasti öelda. Kunagi kasutati hästi palju vaha. Meil ka kasutasid mingit päevadepõhist asja, mis lõpuks hakkas lagundama. Aga see võttis väga palju aastakümneid aega. Et ennem kui see välja tuli, et see tohutu innovatsioon, mille üle alguses väga uhked oldi, on teine näiteks niisugune innovaatiline vahend, mida on kasutatud väljas, ütleme mingisugust siis savi osade konserveerimiseks või ütleme lihtsalt kas või telliste konserveerimiseks, aga ka vanade kivikujude konserveerimiseks, eks ole. On sellised mingisugused eetilised vaikud või nailon või taolised vahendid, mis moodustasid kile. Ja siis alguses nagu ta konsolideerib põhimõtteliselt see vahend kõik selle pinnakihi, kõik on väga ilus ja mingi aja pärast tuleb ära suurem tükk, eks ole. Lihtsalt koos selle alusega. Et kui ta siia kuni põhjani välja, siis see pinnakihte omalt ei tohiks olla nagu niisugune õhku mitte läbi laskev üksus, eks. Et seda on see Remsi-katedral, mis kukkusid need pühapäevanadele, eks ole. See põnev teemaga, millest me päris alustasime, et mälestis ja museaal, et võib-olla tegelikult ühel hetkel need väärtused, mis meil on väljas, eks ja meie kliimatingimused on ju ka tegelikult väga palju muutunud ja see materjal ise juba on muutunud haplaks, et võib-olla me ikkagi peamegi need tõstma hoopiski tuppa, panema ta kliimakappi selleks, et ta alles jääks, et alati ei olegi võimalik õues hoida asju. Näitena, mis meil Eestis võib-olla kõigile hästi kättesaadav ongi Tartu Jaani kiriku terrakotad. Et seal on ju olnud ilusti väljas terrakota pead, aga kuna nad on nii hapras seisus, siis otsustati, et neid me enam välja ei pane, välja lähevad koopiad, et saada tagasi selle ehitise nagu selline algne ilme, aga terrakotasid me kõik saame vaadata kirikuhoones sees, mis on väga ilusasti seal seinte peal siis nüüd eksponeeritud ja neid edasi, et siin peab ka mõtlema selle siis. Jaani kirik Tartus on meie vanemaid arhitektuurilisi mälestusmärke. Seda hakati ehitama 1323. aastal. Praegu käib ehituse konserveerimine ja osaline restaureerimine. Profikihi eemaldamisel avastati mitmesuguseid keraamilisi kaunistusi, mis on Põhja-Euroopas harulduseks. Profi alt tuli välja ka ainulaadne seinamaaling. Selle taastamine on väga töö. Kuid juhib kunstiajaloolane Olev Trets arhitektuurivalitsuse restaureerimistöökojas. Tulevikus muudetakse Jaani kirik muuseumiks. Nüüd tegelikult need pead, mis te nägite selle luues, need on praeguseks hetkeks ära võetud ja osa on juba konserveeritud, osa on veel töökojas, et seal nagu ka järjest tehakse niimoodi koopiaid, nii kuidas raha on ja kuidas jõutakse. Et juba selle lühikese ajaga, mis see oli 57 või? Selle ajaga ikkagi need skulptuurid seal ikkagi väga palju said ka kannatada. No see Tartu on nagu selles suhtes keeruline, et Jaani kirik jäeti ju seisma, see oli ju telingutes ja täiesti kinni, siis kui mina Tartusse läksin 1986. Ja ma mäletan, see oli tohutu suur sündmus 1988, kui meil olid Tartus muinsuskaitsepäevad
et siis Kaur Alto viis inimesed seda Jaani kirikusse vaatama ja see oli nagu ka tartlastele, see oli nagu erakordne sündmus. see plank oli kogu aeg ümber. Ja see plank oli ümber ja see oli ikkagi, ta jäeti ikkagi väga pahatahtlikult hooletusse, et seal ei... Sinna ikka pidi ju šokka tulema. Aga kuidas see praegu seis on, et Eve Alto on seal restaureerinud on ta veel tööd Ikka tegutseb edasi. ikka tegutseb edasi. Tohutult suur pärand, nii et mina alustasin ka oma nii-öelda sellist muinsusteekonda sealt samast restaureerimistöökojast, nii et vaatasin ka, et äkki see üks jupike lõpuks jõudiski minu kätte alla, mis seal filmis oli. See nagu Evega ja pärast ülikooli ma korraks töötasin natukene paar aastat seal. sai alguse ka muide oli üks saksa projekt. See pita arhitektuur. Eve oli, jah, me olime koos olime. Ja siis tema läks lihtsalt abielus, Kauriga ta oli siis abielus juba ja siis elulistada Tartusse ja seal oli just parasjagu see teine projekt. Siis oli palju jah. Ja sealt tuli ka Saksa projekt. Saksa projekt. Erinevad sellised rahastusvõimalused, et selle tõttu saigi nagu töid alustada ja kirikut ka üles ehitama hakata. Ja eks see oli ka Eesti riiklik otsus tollel hetkel väga tugevalt. Aga meil on teemas tapeed, et siin on näiteks tore film on Lohumõisa tapeetidest, mida me just vaatasime seda tapeeti, kes näitusel käis. Vahval rüütel Don Quixote ei vedanud ka Eestis. Lohupilt tapeete on rikkunud mitte ainult aeg, vaid ka inimesed. Nüüd kulub Moskva restauraatoritel aastaid, et taastada Euroopas harulduste hulka kuuluvad kunstiteosed. Kes ütleb aga, et kuskil ripub veel tänagi sellised seinal rangid ja sedelgas. Mõtlesin, et siin oli selline tore repliik filmis, et aeg on rikkunud need Lohumõisa tapeedid. Et tegelikult selline aja mõiste muutumine ja kunstipärandi suhtumine, see tegelikult oli päris alguse sai ta Veneetsiast juba 18. sajandi keskpaigas. Vaadati seal, et oi, et meie tahvelmaalid on seal niiskes keskkonnas väga halvas seisukorras ja siis sinna väärati üks selline kunstimälestiste peainspektor Pedro Edwards, kes tõi nagu esimesena sellise mõtte, et aega me ei saa mitte milleski süüdistada, et ärme süüdista aega, tegelikult on halvad säilitustingimused. Ja sealt sai siis ka alguse selliste maalide korrastamine, just nimelt ka paatine ja mustuse eristamine. Et ta näiteks tõi ka välja oma inspektsioonide käigus selle, et maalid on paksult kaetud kärbsemustusega, et see on ilmselgelt mustus, mis tuleb eemaldada, aga paatine on natuke teistsugune. Teine teema, mida just ei tohiks üldse eemaldada, et see on selline peen kunst ja köiel kõndimine, et mida võtta sealt ära, et tegelikult see kunstiteos jääks alles. Ja see paatiline küsimus, ütleme, et ikoonide puhul, et ma viimasel ajal olen nagu teinud päris palju restaureerimistööd ikoonidega, vanausuliste ikoonid. Ja seal on tõesti niiviisi, et need võib olla ikka üle 100 ühes palvelas, suhteliselt väikses palvelas ja nad on pidevalt kasutuses, mis tähendab seda, et ikkagi põletusaugud on täiesti tavapärane kahjustus, mis tekivad järjest ka juurde, kuigi ma käin ka seal, siis ikka iga kord ütlen, et pange kõeled kaugemale. Ja see suur kolkas Ivan, hästi tore mees on seal Ivan Pager, niisugune
vana Patuška, ma ütlesin niiviisi, et ma siin ütlen oma naistele, et Mallereid saab kurjaks. Keeled liiga lihtale sinna. Ja ikoonide puhul patina on tekkinud ka täiesti siuksel, ütleme, tempramaali puhul, eks ole, tempra tegelikult annab tugevuse õli. Ja see maal on siis tempramaali samal ajal ära tehtud, valmis maalitud, siis ta kaetakse õliga. Ja sellest õlist tekibki sinna siukene täiesti reaalne koor peale, nagu siukene korik, mis on minu meelest kõige ehedam paatina üldse, mis võib olla kuskil maalingu peal. Ja võt seal on küll nagu siukene oht, et kui sa siis selle õlikooriku sealt ära võtad, siis see, mis sealt alt välja tuleb, nagu väga tugev. Et seda on parem mitte puutuda. Aga jällegi, kui seal peal on, eks selle ohtrad, et õli, küünla, vaha ja igasugused muud asjad, no siis sa ikka pead selle nagu saama sealt pealt ära. Et see on see siukene momenditunnetuse, ükski masin ei ütle seda, et nüüd on jäta poole, eks ole. Et ükski masin, lihtsalt oma silmuse tunnetus ja mingi praktika, mis aja jooksul tekib, et see on see, mis nagu ütlevad, stopp, rohkem ei tee. Ja kui nüüd minna tagasi ajalukku ja jällegi Itaaliasse 18. sajand, kus hakkasid kõik need teemad arenema ja tuli ka nii-öelda selline konservaatori või restauraatori mõiste, siis seal oligi öeldud, et restauraator ei ole kunstnik, vaid ta peab teadma ajalugu, ta peab teadma moodsaid tehnoloogiaid, samas tal peab olema hea käeline tunnetus, et tegelikult sisuliselt kõik see, mis meil tänapäeval ongi vaja ühe konservaatori kutse jaoks. No ütleme, et siukest loomingulist poolt on küll vähemaks jäänud. Kuigi tuleb tunnistada, et kuna ikoonide puhul on siiski tegu sellise kunstiteosega, mida kasutatakse, eks ole, mille poole pöördutakse, siis kui näiteks kiskelt on Jumala ema või Kristuse nägu on lihtsalt ära põlenud, siis mina olen nüüd küll maalinud tagasi. No minul on olnud ka mingi teistsugune juhtum ka ühes vanausuliste palveres, kus oli väga tugevate selliste põletuskahjustustega ikooni alumine osa, et seal on, nende liturgia näeb sellist asja ette, et seal ees on lihtsalt küünarte rida, eks on ikoon ja küünlarida pannakse sinna ette. Ja me kangesti tahtsime nagu Tallinnast tuli ka kunstimälestiste nõunik, ütlesime, et palun saadame selle nüüd parandamisele ja konserveerimisele. Aga siit tuli nagu selles mõttes ka hoopis teistsugune suhe sellesse ikooni välja, et sealpoolne kogudus ütles, et ei, et me ei saada seda mitte kuskile. See on tema eluring. Et meil ei ole vaja siia sekkuda. Et ka selline nagu omaniku ja riikliku institutsiooni suhe võib olla ka täiesti erinev kunstimälestisesse. Ja me ei saa ju väevõimuga ka seda rebida sealt kirikust ära viia, eks, et me nüüd viime ta ja teeme korda. Et neil on absoluutselt teine arusaam sellest ikoonist ja tema tähendusest. Vaat see on väga muutuv tegelikult sellepärast, et mina olen just tähelepanu vanausuliste puhul seda, et nad nii hoiavad seda, mis nendel on. Et vahest on nii, et nad saavad ikoone juurde kusjuures praegu ja kogu aeg. Sellepärast, et ümber kaudu inimesed surevad ja siis nad lihtsalt pärandavad oma ikoone. Kodudes reeglina on ikkagi nagu kaks, on Jumalema ikoon ja Nikola ikoon, need on ka olemas. Ja neid tuleb sinna juurde. Ja vahest on niiviisi, tõesti see on nii halvasti hoitud ja ta on nii hullus olukorras. Ja mis on halb asi juhtub, eriti kui on korralikud perenaised, eks ole. Nad hakkavad puhastama ise. Ja siis nad võtavad seda asja, mis endal parasjagu on, eks ole. Pesupulb peal, igasugused harjaga siis ka, eks ole. Ja siis hakkavad seda pulga puhastama, et alguselt on lihtsalt nagu mustus. Aga osa läike kullad, mis on veetundlikud tegelikult. Ja siis hakkad järjest puhastama. Hakkad puhastama, siis tuleb sealt alt tuleb see punane pooluskiht tuleb välja, eks ole, kuld juba kaob ära. Ja siis on nii puhastatud, et juba on see krunt on kaugel, eks. Öelge, et see on üks halb asi.
no mõned, mis on kodus olnud ikoonid, kõik väga-väga kuulsad. See polegi nagu jätida. Vaatan, et natuke need ribad kuskil on. Aga see on püha pilt. See on nende püha pilt. Ja nad ikka tahavad, et see tehtaks korda. Mina olen selliste... Neil on ka neid erinevaid vooluseid. No, ei, absoluutselt. Ja see, et arhitektuuri puhul, eks ole, varemate romantika või siis eelaseitamine, eks ole, et sama on ju kunstis ka. Jah, aga selle ilu tegemisega on ju äpaldusi ka juhtunud. Mr. Beani film on üks tore näide ja siis kõik mäletavad. Uudisfilm täiesti ka mina seda vaatamas käisin. Sest seda koristaja nägi, kes Hispaanias tahtis ilusamaks asja teha ja eks meil on ka Eestis selliseid asju aega, et ikka tuleb ette. No põhiliselt peab neid ära lihtsalt pealt teha. Et eks meil Eestis tuleb neid ka ette, kõige olulisem on see, et kui selline olukord juhtub, et sellest nagu õpitakse. Et see, et ta vahest on nagu kahju, et mõned asjad lähevad väga suure kella külge, aga siis mõtled, et see kasu tegelikult nagu laiema ühiskonna harimiseks on olulisem kui see negatiivne mõju, mis see kaasas käib. See on nagu see, mis sa ütlesid, seal kuraatori tulil ebasoosingusse saab. Jah, just. Jah, see ebasoosingusse sattumine tuleneb sellest 1666. aasta kuninga käsust, Rootsi kuninga käsust, kus karistus on kõrge kuninglik ebasoosing, mis on oluline mainekahju inimesele ja võib takistada tema edasist tegevust. No restauraatorite puhul see ilmselt on väga mõjukas ebasoosingusse sattumine. Ma arvan, et seda tuleb vältida igatapidi. Aga kas vaataks vahepeal veel mõne filmi, mille on siin... Avab meil. Eesti suurimat Rimaali tutvustab vabariikliku restaureerimisvalitsuse grupijuht Jaan Kobilik. Laemaal on tegelikult pärit Narvas ja kodanikuaja lõpuperioodil sattus ta Kingissepa. Hiljem võeti ta seal laest maha ja asus Kingissepa muuseumis. Maali mõõtmed on üpris aukartust äratava. 7,5 korda 5,5 meetrit. Maali autor on teadmata. Maalitud on ta 18. sajandi keskpaigas. Maal oli väga halvas olukorras, palju oli jõuldi, redestusi, maalikihi kadusid, oli krundikadusid. Praegu on maal konserveeritud ja on asutud maalikihi taastamisele. Töö taga juba üle aasta seisavad, sest Pelja Kingissepa rajooni täitekomitee ei leia vahendeid tööde jätkamiseks. Kas pole maal siiski liiga suur, et temast mööda vaadata? Ma arvan, et paljudele tuli praegu võrdluseks meelde see suur... Endiselt. Ja et kui on ikkagi keegi kodus midagi restaureerinud, siis selle töö korda tegemine läheb kordades kallimaks ja töömahukamaks. Seda tuleb küll öelda, et ei maksa ise midagi teha, kui seal endal juhtub olema kodus kunsti. Et siis tasub nõu pidada. Ei puhastamist ega ka selle teibiga kokku teibimist. Aga kust kellega nõu pidada ja kust eraomanduses olev maale, kus neid üldse restaureeritakse? No, kannatist algse. Minu firma teeb ka. Tegelikult kõik need, kes teevad mälestisi, teevad ka ju eratöid ka. Jah,
et siis tasub internetis ringi vaadata, panna see sisse maalide restaureerimine näiteks, siis kindlasti leiab sealt tegijad. või Muinsuskaitseametist küsida. Ja. et nagu usaldusväärselt saada ja kui näiteks tõesti siis Kuhust küsida, siis nemad ei... Kuhu enam ei tee? Jah, Nad vahepeal tegid. Nad ei ütle ka, kes siis teeb. Nad on nagu isegi ei võta telefonis. Et Kumus ja nad nagu tõmbasid selge kriipsu vahele. Et noh, et see mingi aeg tagasi oli võimalik ametlikult nagu tellida ka, et restauraatoritel on siis Kumu palgal ja teevad oma Kumu tööd. Aga jah, ega meil nüüd erategijaid väga palju ei ole, et mina olen kuidagi suutnud vastu pidada see. Aga neid siiski on lisaks sulle veel, Kalpel teeb Kes on suur konkurent, jah. Et me konkureerime, mina erategijana ja siis ka aga kunstiakadeemias. võrdsetel alustel. Jah. Ja see on Kuressaare raekojas. Kuressaare raekoja laemaa. Ilmselt film mõjub ebasoosikusse saatnud. Nüüd on vist juba teist korda, kui ta nüüd oli siin registreeriks. Eks need peab ikka aeg-ajalt üle vaatama tegelikult. Tehti ka remonti ja otsiti ka seda, kuidas seda paremini valgustada, et on nagu mitte ise korraga vist nii olust juba üle saanud. Tihtipeale need vanad maalid ju ka tumedad igal juhul, et ei lähegi puhtaks. Kui need pinnakihid on juba sisse imbunud. Ja vahest on ka juhtub tegitas, et kui originaalis ei ole töö teostatud kvaliteetselt. Et kui te vaatate näiteks muuseumis käite, vaatate pilte, eks ole, et siis 19. sajandi piltide tihtipeale on niisugune nagu krokodilli nahk peal. Et on niisugused väiksed lõhekesed ja siis kuskilt on nagu kokku tõmmanud värv. See on niisugune väga, see on puhtalt niisugune maalitehniline probleem, millega ei saa mitte midagi teha. Ja see on nende värvide omaaegne nagu kihistus, et all on värv, mis tegelikult tihtipeale see asfaltvärv, eks ole, mida väga armastati, mis nagu lõplikult ei kuiva ära. Ja siis ta hakkab nagu kokku tõmbama ja tekivad sellised muudatused selle värvi kihis. Sellist asja juhtub. Näiteks Pühaväemus, minu esimene suveprojekt oli Pühamäe kiriku väärid. Väärimaalide korrastamine ja siis seal on ka, kui minna kirikusse, siis tegelikult on osad on täitsa tumed. Aga nad lihtsalt ei lähegi jäledaks. Sellepärast, et seal on need all on ilmselt mingi kriit, kriidikrunt on pandud, mis on siis imenud sealt pealtpoolt neid tumedaid õlisid sisse ja ta on kuni põhjani läheb tume tegelikult. Seal ei saa midagi teha. Ja. Et aga see nagu käib asja juurde. Mõned on nii mõned näiteks ka sama selle Notke Alper. Seal on niivõrd heal tehnilisel tasemel tehtud. Et seal on mitu kihti on peale pandud vahepeal, sest mingitel aegadel restaureerimine tähendas ülemaalimist tõesti. Näiteks Notke Alteril need kujud, kogu altar on kaks korda on üle maalitud täiesti puhtalt. Pluss on veel midagi sinna pandud, eks ole. Ja need on isegi kirjas seal. Peetruse raamatus on kirjas just, et renovaatum ja naa, aga 500 aastat on ju pikka aeg. 500 aasta jooksul jõuab ta ikka päris mustaks minna, eks ole, ja siis tundus, et see on korrast ära, eks ole, et me olime üle. Ja kui nüüd on Moskva restauraatorid alustasid selle tööga ja nüüd on siis natukene edasi tehtud seda, tuleb välja, me võtame need peamised kihid ära ja all on täiesti ilusti säilinud see originaal. Mis on ime, aga ta on omal ajal lihtsalt niivõrd kvaliteetselt tehtud. Siis tekkis küsimus, et kas neid restaureerimisi oli seal vahepeal vaja? 300 aastat tagasi, kes see siis
oli mustaks läinud, see põletati kogu aeg küünlad. Küünlatahk tegelikult on kogu aeg õhus. Ja see on väga kahjulik. Mina ei osta kirikus kunagi küünlad, ma lihtsalt teen väikse annetuse. et see küünla panemine, see on nii tore, me tahame seda, ükskõik kus me käime, välismaalt kogu aeg selle ikka paneme. Kusjuures Itaalias on tihtipeale paned lampid läheb põlema. Paned münti ja siis hakkab lamp põlema, mis on palju õigem. Et see küünlatahk, meie paneme ühe pisikese, aga kui seal tuleb, eks ole, 100 aasta jooksul pannakse neid tuhandeid ja tuhandeid, eks, siis see tahm on kõik seal õhus. Ja sellepärast läheb päris tumedaks see kirikukunst. Kas publiku hulgast on veel küsimusi praegu? Aga meil on meie õnn on see, et meil on päris konservaator, kes suudab detailidesse minna. Et ma võin ka täiendada lihtsalt seda, et kust leida inimesi, et õnneks Kunstiakadeemias iga aastaga koolitatakse konservaatoreid ja Mallerit on ka üks õppejõududest, juhendajatest. Et ma arvan, et see traditsioon püsib meil päris hästi, et meil neid konservaatoreid juurde tuleb. Mina tahaks suunata teid korraks ajalukku tagasi, et tahtsin teie kord küsida seda, et ma olen, et sina käisid, eks ole, Leningradis õppimas konserveerimist. Aga kuidas, et muuseas spetsiaalajalugu teades, siis ju 20. ja 30. aastatel kirikute restaureerimis- ja konserveerimistöid ja muu hulgas ka maalikute töid tehti, et kuidas siis Eesti riigi alguse ajal siis see koolitamine ja õppimine käis? Meil siin koha peal. Jah. Meil ei olnud sellist õpetust. Sest meie grupp oligi ainukene, kes nagu tulid, kes olid nagu paberitega. See oli ühekordne grupp. See oli ühekordne grupp, jah. Aga kus see nüüd 70-80? Ma ei tea, kuidas see enne oli. Tähendab, meil mõned on olnud, aga nad on ikkagi paljuski olnud sellised, ütleme, et nagu siuksed õpipoisid, kellegi juures, eks ole, keegi nagu on seal töökoda, eks ole, restaureeritakse, tehakse ka ja siis teevad õpimas. Seda viisi nagu enne. Ja sellepärast see meie gruppi sinna saadi, et saaks kellegi, saaks nagu inimesi. Ja siis Tartu Ülikooli 20. aastatel. Või 20. aastatel. Jah, et siis kui... Aga sa mõtled seda siis, kui esimese Eesti Vabariigi ajal. Restaureeriti küll ja Pühapäeva kirikus puutusin nende töödega kokku ka, mis olid siis nagu tehtud. Aga nagu ikka, et osad asjad on nagu hästi tehtud ja osad jälle halvasti, eks ole. Et no ikka paljuski oli see, et katse-eksituse meetodid. Ja no need alad meetodid lähevad edasi, eks ole, et kuidas kunst on üldse tehtud, kuidas maalid tehtud, eks ole, no, aga sellist nagu professionaalset restaureerimist ma ei tea, et oleks olnud. Me võime seda seostada, tegelikult ma arvan, eks ju siis kunstiteaduse õpetamisega Tartus on ju. No see ju ka sai valguse siis ju, eks ole. Muuseas ka see Eerik Laid, eks ole, see esimene inspektor. Ja või kindlasti tuleb ära mainida kunstimälestist. Jaa, aga nad ei ole nagu ise ju praktiseerivad restauraatorid. Samas Tšelliin juhtis ju suuri restaureerimistöid, eks ju, näiteks Karja kirikus, ta käis oma tudengite ja suurte meeskondadega seal ja mujal ka. Me seostame seda algust hästi palju tegelikult kunstiteaduse või kunstiajaloo õpetusega Tartus. Et siis, kui luuakse Eesti emakeelne ülikool 1919, siis need rahvusteadused, sealhulgas ka kohalik kunstiajalugu, eks ju. Et need ehitatakse üles siis ennekõike Põhjamaade professorite kaasabil ja kunstiajalugu tuleb Toorel Tšelliin. Et tema ehitas selle uuringud üles ja tema algatusel hakatakse siis ka uurima kirikuid. No ütleme, et kui Eestimaalt minna, siis Neif oli ju Ermitaaži peakonservaator, kes on nagu palju ta konserveeris. Tal on nagu maalimisega oli palju tegemist.
et paljuski ikkagi nagu siis taastati ka nagu nii, et maaliti üle. aga mis sa arvad, mis see NEF-i peakonservaatori ametinimetuse taga oli? Ta oli nagu juhataja vist siis. Vaatas üle, mis selle olukorrast need pildid on. Ja need nimetused on huvitavad, näiteks Rootsis on ju siiamaani kasutusel Muinsuskaitseameti peadirektor põhimõtteliselt riksantikvaar, riigi antikvaar. Ja tegeleb vanade asjadega. Kunstimälestiste puhul on ka mingisugune ajaline mõõde umbes, et kui keegi tegi eelmine aasta mingi vägeva kunstiteose, läheb kohe mälestiseks. Keegi lõpetab nina otsast ära mingil kujul, läheb kohe konserveerimisele või ikkagi umbes, et vaatame ka 100 aastat tagasi või midagi sellist. No ja meil on ikkagi selles mõttes seadusandlus ja kriteeriumid, mille alusel siis mingisugune ese üldse mälestiseks saab. See on ükskõik mis, mitte ainult kunst, vaid ka kõik teised. Aga vahel võib juhtuda, et kui on näiteks väga suur oht mingile teosele, et siis võib ka ta minna nagu kiiremini. Ma ei tea, mis seisus on see peri praegu. Ma ei ole ise lihtsalt olnud kursis, aga näiteks me teame, et kuskil hoones on väärtuslik kunstiteos, aga see hoone lammutatakse ära. Et siis on võimalik seda protsessi kiirendada ja ikkagi võtta ka kui tal on otsene oht, võtta ka kiirendatud korras kaitse, et ei pea esimesed 100 aastat ootama. Et sellist kaalumisruumi tegelikult on. Ja see, kui kellelgi nüüd mingi asi küljest ära kukub või kuskilt mõni õnnetus juhtub, siis jah, riigi poolt on ka kunstimälestistele on toetusrahastus olemas. Iga aasta natukene sealt ikka on võimalik jälle paremuse poole liikuda. Aga see kunstimälestiseks võtmine, see on nii pikk protsess, et tegelikult praegu nagu väga ei taheta vist juurde. Väga palju juurde jah, praegu ei võeta, pigemini me tahaks seda nimekirja natukene lühemaks tõmmata, et vaadata, et just see ka, et midagi kokku tõmmata, eks ju. Et praegu jah, selline poliitika, et midagi juurde võtta väga ei tahaks, aga see ei ole välistatud, et kui ikkagi on vaja, siis ma arvan, et ikkagi ka võetakse juurde. Kas meil näide, mis on üks kõige lühema vanusega kunstimälestis? See on hea küsimus, millele ma ei oska tõesti vastata, kuna ma ise igapäevaselt selle kunstipärandi ja kunstimälestiste poliitikaga ei tegele. Kaarel Kurismaa kineetiline tramm võib olla üks nooremaid. See on kaitse all. Aga kas sellepärast, et ta on nagu välja see monument, et... Ja siis on need Leonhard Lapini need arhitektoonid, mis olid sul, need on ka päris uued. Aga ma kahtlustan, et nüüd nüüd taastatud vabariigi ajast, ma ei oska öelda, et meil on sul kaitse all. Arhitektoonid on kohita, need on nagu mitmes kohas. Need ka rändavad. Kaitsealune ei rända. Ei, kaitsealune ei rända. Need, mis on seal, need, mis on Sirje Ruge ja Leonhard Lapin, need, mis on Kuldse kodu ees, need on nagu koha peal. Ja nendega läks õnneks nii, et need jõuti kaitse alla enne, kui Leonhard Lapin suri. Ja oli nagu et ei märka alles pärast surma, vaid need läksid ennem seda kaitse alla. Et muid ma ei oska öelda, et seesama perijuhtum, mida sa mainisid, see on huvitav, meil on seoses Kunstiakadeemiaga on mõned märgilised näited, et kui Koplis lammutati maha see kino Rahu, seal oli suur Dolores Hoffmanni, niisugune ka 70 ruutmeetrine siis Reskoh oli see, eks ju, mis oli Dolores Hoffmanni siis Erki lõputöö, ütleme tegelikult nagu õpilastöö või üliõpilastöö veel. Aga ja seda kaitse alla ei võetud, see maja läks lammutamisel, ise küsimus, kas midagi peab üldse lammutama tänasel päeval. See, mis seal asemele kerkis, ei ole kindlasti midagi arhitektuurselt ega keskkonnaseisukoha pealt paremat. Aga siis sai EKA eestvedamisel katsetatud nagu
terviku tegemist tükkideks, et võeti siis erinevate tükkidena maha, ei mäleta, kui palju neid kokku on, mingi umbes 40 tükki, mis leidsid kõik endale uue kodu ehk et natuke nagu muinsuskaitse jaoks natuke nagu ootamatu tegevus, et me ei tee mitte tükkidest tervikut, vaid me teeme tervikust tükid ja siis nad hakkavad elama igaüks nagu uut elu. Aga Dolores Hoffmann oli sellesse protsessi kaasatud ja ta ka signeeris kõik need tükid, et see oli nagu autori nõusolekul see kõik toimus. Ja nüüd teine näide oli siis Peri kultuurikeskus, mis on iseenesest arhitektuurselt väga huvitav hoone. Kindlasti mitte nagu see top 10 meie 20. sajandi arhitektuurist, aga siiski väga tore ja oma keskkonnas siis sobilik ehitis. Ado Eigi on toone projekti järgi tehtud ja seal on Andrus Kasemaa siis seinamaal Mahtrasõda ja Mahtrasõda sellepärast, et see Peri kolhoos oli Edward Silde nimeline kolhoos ja selle pildiga kaasneb siis igasugust erinevaid lugusid, et ta on iseenesest hea näide sellest, kuidas mis hetkel mingeid asju väärtustatakse ja ei väärtustata, et seal tehti ka küsitlust kohalike elanike hulgas, et mida te sellest pildist arvate, ja mis on seal kogu aeg olnud, et seal on nagu ja siis, kui tekib oht selle kadumisele, siis sa hakkad nagu, et see lugu hakkab kerima ja need väärtused tekivad. Aga Peri puhul tehti ka ettepanek võtta ta kaitse alla. Muinsuskaitseamet arvas, et kaitse alla võtma võib-olla ei pea, et võib-olla seda väärtust ei ole. Ja kõige suurem trauma on selles, et see maja on jagatud nagu kaheks, et üht poolt kasutab vald ja teist poolt kasutab, õigemini ei kasuta eraomanik ja ta on just täpselt nagu selle kahe osa vahet seal seinal niimoodi, et ta selle seina tagune osa oli aastakümneid nüüdseks juba kütmata ja see maal hakkas lihtsalt seinast alla tulema. Ja nüüd on ta võetud ka tükkideks, et ta on lõigatud küll niimoodi, et teda põhimõtteliselt seda Hoffmanni asja enam ei saa tervikuna kokku, see ei ole võimalik, sest et sealt on võetud tükke siit ja sealt, aga see Peri oma võeti siis tervikuna maha, niisuguste umbes 2,5 ruutmeetri suuruste tükkidena, et selle saaks nagu kokku lappida, kui vaja. See on ka päris suur. Ja see on ka mingisugune 70 või isegi rohkem ruutmeetrit. Ma nägin seda joonistuslikku varianti just ühest raamatutöökojas. Mahtrasõda ja omanik ise ütles, et see on nii kehvas siin, et võite lõigata küll nii, kuidas tahate, sest nad tegid väikse variandist. Aga selle Periga ka meil on see on ka näide sellest, kuidas asjad hakkavad elama mingisugust uut elu. Et Peri puhul on see, et omavalitsus tahab tegelikult see maja ära lammutada ja siis see eraomanik, temal on suhteliselt ükskõik, ta ei taha ei lammutada ega säilitada seda. Aga et mida me teeme nende Andrus Kasemaa maani tükkidega, et nüüd, kui ta on juba maha võetud, et siis on nagu muidugi on lootus, et me tahaksime uuesti eksponeerida, kas me paneme uuesti samale seinale ja siis tekivad uuesti sarnased probleemid või et näiteks Põlva kultuurimaja, mis elab praegu nagu uut tõusu läbi, et võib-olla panna sinna, aga siis see tähendab seda, et me lammutame selle pildi nagu tükkideks ja anname talle hoopis mingisuguse uue elu. Ja sinna ei mahu tervest tükis? Ei, tervest tükid ei mahu, ta mahukski nagu tükkide kaupa. Ja meil on niisugused, ütleme niimoodi kerged konfliktsed arusaamad, et kes kaitseb maja, kes kaitseb, kes on huvitatud sellele maalile nagu uue elu andmisest uues kohas, et see on väga keerulised olukorrad. Ja, ta ei ole mälestis, kahjuks küll ütleme, ongi selline monumentaalkunst või monumentaalpärand on päris suures ohus, et omal ajal ju nõukogude perioodil on neid palju tehtud kolhoosikeskustesse just ja tegelikult nad on väga ägedad omas keskkonnas ja mõnel on ka ilus arhitektuur ümber, aga mis siin nendega edasi saab ja see kitsepannoo, mis oli Tarvase restoranis, et see võib-olla on ka selles mõttes hea näide, et kuidas plaanide muutumisel võib üks asi nii-öelda nagu ära ununeda
ja siis, kui me ta uuesti avastame, siis ta seisukord on tegelikult halvenenud. Just nimelt sellepärast, et tal oli nii-öelda lühike plaan. Et seal ka võeti väga innovaatiliselt see kitsepanoo seinast maha, see oli üks esimesi selliseid suuri monumentaalkunsti eemaldamisi, mida siis pärast on sedasama metoodikat kasutatud. Ja ta tegelikult pidi minema üles kvartali kaubanduskeskusesse. Ja ta täitsa olekski võinud seal olla, oleks toredasti ilmestanud seda tuima kaubanduspinda seal niimoodi. Aga siis ühel hetkel loobuti sellest mõttest ja pandi ta siis Hermi seisma ja kahjuks see liim seal küljes, võib-olla Ellerit oskab seda kommenteerida, et see jänese liim jäi liiga kauaks sinna külge. Ta oli mõeldud, et see võetakse varsti ära, aga ta seisis aastaid seal küljes ja see hakkas omakorda nagu kahjustada. Seal on tekib see liimipinge. Et kui on sinna pinnale jäänud, eks ole, võib-olla see liim oli ka päris tugev, ilmselt ta pidi olema, et hoida seda koos. Ja siis sel juhul tekib liimipinge ja on küll, et koorib ära selle peal pinnakihi. Eks on võimalik muidugi parandada, aga suurema tööga. See on ka hea näide sellest, et tegelikult peab nagu pikemalt ka teinekord mõtlema ette mingid sellised konserveerimistöid, et ikkagi palju edasi tulevikku. See on keeruline eriala. Üks on see meie aeg siin, aga pärast on ju see aeg, mis ilma meieta veel edasi peab kestma. Ja meil on ajaloos tegelikult väga dramaatilisi näiteid on, eks ju, Muhu kiriku siis freskod, mis konserveeriti ära, aga kuna kirik ise oli halvas seisukorras, siis... Millal nüüd konserveeriti? 60-ndatel. See vist tekita ka see, et ikkagi oli niisugune moodustus kile. See kile taolises situatsioonis on kõige ohtlikum asi üldse. Ja kodu restaureerimises ka, et isegi kui loete kuskilt internetist, eks seal on õpetusi ka, kuidas teha. Ja siis tehakse kas või mingi hea nahaliim valmis ja pannakse peale. Ja jäetakse sinna peale. Pinnakiht läheb. Et ta mingi aja jooksul tõmbab, kui see liim peab minema alla ja pealt peab ära. Et selleks ongi need suured triikrauad vanasti, millega triigiti ja ta ikka läheks sinna sisse. Mitte et ta jääks peale. Aga sellised juhtumid on küll, kus on selle pinnakiht on sellepärast, et ongi helvestena lihtsalt pudeneb ära. Ja meil on 20 aasta tagune näide on, eks ju, Vana-Vigala kirikust, aga kui sai kaasaegsete värvidega värviti üle rõduväärid ja altri ja kantsel. Ega meie käinud sinuga koos vaatamas seda. Ei käinud. Vigalas ei käinud, jah. Mina mäletan seda, et mina just Pärnu inspektoriga läksime vaatama sinna, et neid kujusid võtta restaureerimisse. Ja meie olime need, kes avastasid selle. Kujud on juba korda tehtud. Juba korras kõik. Et see on see, kui on tihti palju kirikutes on, siin on küll naised enamasti saalis, eks, aga naised on nii korralikud. Nad hakkavad pesema, värvima, parandama, remontima. Mees kirikuõpetajal on täitsa ükstas kõik, mis toimub ja säilib palju parem. Ja see liigne agarus, et seal kindlasti ei olnud nagu paha tahet, aga tuli kukkus väga halvasti välja. Tehniliselt seal siis ikkagi oligi otsus, et ei võeta seda kihti maha. Seda maha võtta on väga raske. See on ikkagi õlivärv, puhas paks õlivärv, eks ole. Ja see, mis olukorras see alumine osa seal on, me ei tea seda ette. See on ikkagi õrn ja vana. Et kõik need sellised toredad filmid, kus restauraatorid panevad mingid laust peale ja siis pilt avaneb, et see on kõik muinasjutt. Tegelikult sellest luupiga juures ja siis võtad pealt ära. Vaat, see selline põnev otsuste
tegemise ja mittetegemise maailm, mis selle kunstimälestistega kaasas käib, et nad on väikesed ja haprad. Et, kas publiku hulgast on veel küsimusi kunstiajaloolastele ja konservaatoritele? lihtsalt sihuke teoreetiline või isegi mõtisklemise koht, et me suhteliselt palju teame, et kõik see, mis me praegu vaatame vanalinnas, et mis on nagu hall, et tegelikult on ta ju kunagi värviline olnud. Et kas tekib nagu tahtmine, et täpselt võtame nüüd selle punase värvi ja laseme ta siis nii, nagu kunagi olid, et laseme kõik need postituudest teeme värvilisteks ja teeme aknaraamid, mis praegu kõik hallid, et teeme värvilisteks, et kas seda tahet nagu on, et kiusatus. Eks see on tehtud ka selliseid asju, näiteks Raekojas seis on ju üks posti piile osa on, eks ole, kus on avatud, kus on see vana, aga mujal, kus tõesti ei olnud nagu midagi ei olnud, aga oli selle järgi nagu võimalik netti võtta. See on ilusti on nüüd aastaid tagasi ja küll see tekitas draamat siis, kui see toimus, et oli palju arvamusi, kes leidsid, et see on nagu lubamatu, et ja raske uskuda seda, et ajaloos võis olla nii tugevaid värve, et see nagu kuidagi nagu niimoodi ajusse programmeeritud, et kõik ongi olnud hall. Ja. Et tasapisi ikka tehakse ka ja mina ei ole üldse mingi põhimõtteline vastane. Isegi kui midagi seal uuesti ehitada mingi osa ka tegelikult. On ju nagu... Kõige olulisem valik on see, et me peame vaatama seda, kas me jääme millestki ilma. Et see, mis on originaal, see peab alles jääma, eks ole, aga see, kes sul on see juurde tehti. Ja näiteks vahest siis, kui lähed kuskile muuseumisse, seal on väga sellised põhimõttekindlad restauraatorid olnud ja näiteks ütleb, et keskused need retušeerimistehnikad ka, tratteitšod ja kõik siuksed ja siis sa näed seda püütlikud ruudustikku seal peal. Et siis ma mõtlen küll, et seda on vaja teha selles mõttes, et kui sa lähed sinna ja näed, et see on uuesti tehtud ja mina tavaliselt uurin küll muuseumites päris põhjalikult, et vaatan jälle, et siin on mingisugune laigukene teistmoodi, siin on restauraatorid tööd teinud, nii et ikka näed tegelikult. Et kas ta peab olema siis nii puust ja punaseks ette tehtud, et sa tõesti pead selle kohe tahtlikult eraldama või siis jätma üldse nagu ühtlustamata. Et siin on need erinevad kontseptsioonid, eks ole, kas nüüd ainult konserveerida, tavaliselt puhastatakse ka ikkagi siis, eks ole, konserveerida, puhastada või siis ütleme, neutraliseerida, mis on väga ilus. Iseenesest, et kui sul on mingi valge krunt kuskilt niiviisi kohe torkab silma ja et kui sul on mingi tükk ära ja see serv on valge, et siis õrnad seda natukene neutraliseerida ja tegelikult ei olegi palju vaja, et see pilt muutuks tervikuks. Aga kui tõesti on niiviisi, et üks tükk on siin ja tükk on seal ja siis sa pead mõistatama, et mis see siis nüüd siin on, eks ole, et pilti pole ollagi. Et siis nagu niisugune ühtlustamine ei ole ka üldse paha, väike nagu rekonstruktsioon. Aga et see, kui see muudetakse see teos nii hirmus segaseks, et sa üldse ei saa aru, et siin on tükk originaali, siin on nüüd tahtlikult tehtud midagi, eks ole, tegelikult see on muidugi nagu objektipõhine ka, et kuidas kuskil. Ma arvan, see on alati objektipõhine ja teine asi on see, et kui me toome näiteid, mis Inga Ennab tõi siin 18. sajandi mõtteviisidest ja kõigest muust, et see on osa muinsuskaitse ajaloost ja osa konserveerimise ajaloost, et kuidas erinevatel aegadel on neid otsuseid tehtud ja paratamatult mingid otsused tuleb ümber hinnata, kui sa näed, et midagi on mõjunud nagu hoopis halvast, et see oma viikingilaevade näide, mis ma ennem tõin, et see ju tehti ka heas usus, aga siis selgus, et innovatsiooniga mindi natuke liiga kaugele pikas perspektiivis. Aga need on asjad, mis aeg tegelikult alles avab sulle. Aga see on ka põhjus, miks me nagu ikkagi ju toonitame seda, et mälestised ei ole katsepolügoon. Katseid võib teha värskema materjaliga ja siis vaadata, kuidas see kõik käitub. Ja siis võib-olla mingi aja jooksul me saame ka siis
seda tehnoloogiat ja tehnikat võtta kasutusele nende kõige-kõige väärtuslikumate esemete puhul. Et vahel on keeruline seda selgitada, aga ütleme nii, et muinsuskaitseline mõte on ka juba arenenud niimoodi, et mõned asjad, mida me ei ole mõelnud võib-olla, et me kasutame 20 aastat tagasi, on praegu täiesti tavapärane. no ja vot tavaliselt ju ei läbi oodata see 50 aastat või 100 aastat, eks ole, et see on nüüd tõesti hea materjal, et me võime seda kasutada parimate konservantide puhul. Nüüd synteetiliste konservantide puhul on ka see aja aken on juba nii laiaks läinud, eks ole, et me saame seda öelda, et jah, tõepoolest seda võib kasutada, eks, aga tuleb järjest uusi igasuguseid võimalusi ja mina tean, mis nendega juhtub. Seda teavad meie lapsed saavad seda näha, et oi, need tehti selliseid asju. Aga muinsuskaitse ja konserveerimine on ajas pidevalt arenev, muutub, täieneb ja käib ringidega, nagu need paljud asjad on ja katsuks teha nii, et me ei satuks kunagi kõrge ebasoosingu alla. Et ma arvan, et sellega me võiksime ilmselt ka praegult oma vestlusringi lõpetada. Suur tänu Malle-Heit Heidenberg ja Inga Raudvassaar, et meiega siin olite ja kõiki, kes vaatavad meid võrgus, meie näitus on avatud augusti lõpuni.